tere õhtust, head ööd, tere kõigile! Minu ülesanne selles paneelis on tegelikult jagada häid uudiseid, sest häid uudiseid on jagada. See on muutus ja me ei ole sellega harjunud. Aga kuna see on juudi konverents, mille fookuses on Iisrael, pean alustama halbadest uudistest. Ja siis jõuame heade uudisteni. Ma arvan, et halbu uudiseid käsitleti sellel konverentsil palju. Ja Jonathan rääkis sellest väga hiljuti, aga kui sa jälgid küsitlusi hoolikalt, Ameerika Ühendriikides, üle kogu maailma, aga mina vaatan just Ameerika Ühendriike. Tead, me oleme kaotanud Z-generatsiooni. Me oleme kaotanud progressiivse vasaktiiva. Ja ma arvan, et Jonathan kirjeldas seda hästi. See ei ole nii. Praegu käib võitlus konservatiivse liikumise ja America First liikumise südame ja hinge pärast Ameerika Ühendriikides. Me ei ole seda võitlust kaotanud. Võitlus käib. Aga peab ütlema, et teine pool on teinud muret tekitavalt kiireid edusamme. See ongi halb uudis. Me kõik teame seda. Siin on see, mida ma tahan rõhutada. Kuna numbrid on vähenenud, siis enamik neist uutest Iisraeli kriitikutest, enamik neist uutest Iisraeli skeptikutest ei ole paadunud antisemiidid. Teate küll, see tulikuum antisemiitide tuumik on alati olnud kuskil 10% ringis. See pole tegelikult muutunud. Mis on muutunud, on see, et neil on uued kanalid oma valeinfo levitamiseks. Nad levitavad inetut Iisraeli vastast narratiivi ja see narratiiv on hakanud domineerima meie meedia ja sotsiaalmeedia olulistes sektorites. Ja nii mõjutab see seda keskel olevat 80% ning pöörab nad Iisraeli vastu. Nii et kaotused vasakpoolses leeris, kaotused parempoolses leeris ja kaotused Z-generatsiooni seas on suuresti selle tulemus. Iisraeli kohta levitatava inetult vale narratiivi tulemus. Ja see on hea uudis. Sest kui see on valede tulemus, kui see on vale narratiivi tulemus, siis tähendab see, et nende valedele vastuastumine, selle narratiivi tõega vaidlustamine võib ja tõesti muudab midagi. Ja see tõesti muudabki. Aga peame meeles pidama järgmist. Enamik viise, kuidas meie kogukond levitab tõde Iisraeli kohta, on suuresti ebaefektiivsed. Ameerika ühiskond, Ameerika ülikooli linnakud on muutunud eraldatuks. Kõik elavad oma ideoloogilises mullis, olgu sa siis progressiivsel vasakul või America First parempoolsete seas. Kus kõik, mida sa loed ja näed meedias, sotsiaalmeedias või oma sõprade seas, kinnitab nende ideoloogiliste mullide domineerivaid narratiive. Ja nii, kui me tuleme välja suurepärase Iisraeli toetava teabe või kõnelejaga, siis enamik inimesi, kes seda infot tegelikult vajaksid, ei lahku oma ideoloogilisest mullist, et tulla ja kuulata meie Iisraeli toetavat esinejat, välja arvatud juhul, kui nad tulevad protestima. Me kirjutame suurepäraseid raamatuid. Mina olen kirjutanud raamatuid, suurepäraseid Iisraeli toetavaid raamatuid, mis on täis tõde ja fakte. Need inimesed, kes on nendes ideoloogilistes mullides ja meile vastu seisavad, ei osta minu ega sinu raamatuid ega õpi tõde Iisraeli kohta. Sama kehtib meie Iisraeli toetavate videote kohta. Sama kehtib meie Iisraeli toetavate artiklite kohta. Nii et meie tõde töötab. Meie tõde muudab tõesi südameid ja mõtteid, kuid enamik sellest, mida me kogukonnana teeme, ei jõua kunagi nende inimesteni, kes seda kõige rohkem vajavad. Meie Maccabee Task Force'is keskendume ainult sellele väljakutsele. Eks ole, meil ei ole Iisraeli toetavas kogukonnas sisuprobleemi. Meil on suurepärane, veenev ja mõjuvõimas Iisraeli toetav sisu. Meil on levitamisprobleem. Me ei suuda seda oma Iisraeli toetajate ringist välja saada ja viia nende kogukondadeni, kellele see on oluline ja kes peavad sellest teadma. Me keskendume ainult sellele probleemile, kuidas viia tõde nende inimesteni, kes seda kõige rohkem vajavad. Meil on mitmeid programme, mille kaudu me seda teeme. Täna õhtul tahan keskenduda meie kõige tõhusamale programmile. Kõige tõhusamale viisile panna inimesi nägema tõde Iisraeli kohta, milleks on nende toomine Iisraeli. Me ei saa kõiki Iisraeli tuua, seega keskendume 2 kategooriale. Me tuume sotsiaalmeedia suunamudijaid. Ja kuna Iisrael pärast Covidit taas avati, oleme toonud üle 300 mõjutaja, kellel igal ühel on platvormidel keskmiselt 3 miljonit jälgijat.
me pakume neile Iisraelis kohandatud kogemusi, mis muudavad enamiku neist meie sõpradeks ja liitlasteks, kes jõuavad uute auditooriumiteni meie tõega. ja siis teeme sama ka meie. 65 ülikoolilinnakus üle kogu riigi ning mõnes välismaa ülikoolis, kus me kaardistame ülikoolilinnaku. Me ei saa kõiki Iisraeli tuua. Me peame olema valivad, kui tegemist on meie mittejuutidega. Me kaardistame ülikoolilinnaku, me selgitame välja, kes on need 20 inimest, kes domineerivad ülikoolilinnaku poliitikas. Tavaliselt ei ole poliitilist vestlust juhtivaid mõjukaid ja liidreid rohkem kui 20. Viime nad Iisraeli koos 5 Iisraeli-meelse tudengiga, kes ei lähe sinna selleks, et Iisraeli nautida, vaid selleks, et luua ja hoida suhteid nende 20-ga. Siis muudab reis neid. Ja see on hämmastav asi. Me teame, et reisid Iisraeli on juutide jaoks väga olulised ja muudavad nende elu. Birthright on olnud suur edu. Me teame, et reisid Iisraeli on meie evangeelsetest kristlastest sõprade jaoks imeline asi ning nad tulevad koju väga elevil ja kirglikena. Me teame, et see töötab nende jaoks. Aga Iisraeli tõde on nii võimas, et see muudab järjepidevalt peaaegu alati Iisraeli skeptikuid ja kriitikuid, kes kipuvad meie ülikoolide poliitikas domineerima. Ja nii nad tulevadki tagasi, olles muutunud skeptikutest ja kriitikutest sõpradeks ja liitlasteks ning töötavad koos meiega, et luua koalitsioone, mis suudavad ülikoolis võidelda ja võita. Aga ärge võtke seda ainult minu sõna peale. Täna õhtul on meiega mõned sõbrad, kes on nendes programmides osalenud ja saavad isiklikult rääkida, kuidas need programmid on neid muutnud. Ma tahan alustada Blessinguga. Blessing on üks meie tudengitest Lõuna-Aafrikast Vitsi ülikoolist. Ta ütleb selle nime teile õigesti välja. Mina nimetan seda Vitsi ülikooliks. Blessingu vanjamad kasvasid üles ja elasid apartheidi ajal. Blessingule, nagu kõigile mustanahalistele lõuna-aafriklastele, öeldi, et Iisrael on apartheidi riik. Ta ei olnud Iisraeli fänn, kuid tal oli julgust tulla ühele meie reisidest, et ise tõde näha. Ja see tõde muutis teda. Blessing, palun jaga oma kogemust. Tere õhtust kõigile. See on tõesti suur au siin olla. Suur aitäh. Ma tunnen end väga õnnistatuna, et saan siin olla. Minu nimi on Blessing Matlabella. Ma olen pärit Lõuna-Aafrikast. Praegu õpin õigusteadust Vitsi ülikoolis. Ja ma tulin esimest korda Iisraeli aastal 2024. Enne reisi olin Iisraelist kuulnud ainult sotsiaalmeedias. Ja ma teadsin, et Iisrael paneb toime apartheidi. Ja iga lõuna-aafriklase jaoks on see sõna väga valus. Meie riik on läbi elanud väga valusa mineviku. Ja kuna see sõna oli seotud Iisraeliga, siis ma tõesti vihkasin Iisraeli. Ja ma polnud kunagi teadnud Iisraeli kohta rohkemat kui see, mida ma sotsiaalmeedias nägin. Aga ma otsustasin oma mõtlemist proovile panna ja mitte olla intellektuaalselt laisk, tulles sellele reisile. Ja ausalt öeldes oli see elu muutev. Mind üllatas, et ma seda tegelikult nägin. Meil on moslemeid, meil on araablasi, meil on araabia elanikkond, meil on kristlasi, Etioopia juute, mõned näevad välja nagu mina. Meil on juudi kogukond ja nii palju erinevaid religioone, nii palju erinevaid inimesi. Isegi Tel Aviv oli nii moodne. Ma arvasin, et kogu riik on konservatiivne, aga selle maa mitmekesisuse nägemine andis tõesti jõudu. Aga selle reisi kõige elumuutvam osa minu jaoks oli vestlus Nova festivali ellujäänuga. Kuulda, et naisi vägistati ja seksuaalselt väärkoheldi nii jõhkralt, oli minu jaoks täiesti uus. Ma polnud kunagi mõelnud, et midagi sellist oli juhtunud ja see ongi lugu Lõuna-Aafrikas. Paljud meist ei tea 7. oktoobrist midagi. Ja ma ei saanud sellest riigist lahkuda ning Lõuna-Aafrikasse tagasi minna, ilma et räägiksin nende naiste lugudest, kes sel päeval surid. See oleks ebaõiglane inimkonna suhtes. Ja sellest ajast peale olen pühendanud oma elu antisemitismi vastu võitlemisele ning olen selle üle uhke. Natuke häid uudiseid kulub aeg-ajalt ära. Blessing, aitäh, õnnistagu sind, Blessing!
Nicole, ma ei taha siin valesti iseloomustada, aga võib öelda, et sa olid võib-olla Iisraeli suhtes skeptiline, kui sind kutsuti reisile Iisraeli. Räägi meile oma lugu. tere kõigile! Minu nimi on Nicole Rodriguez Munoz. Olen Columbia ameeriklanna ja lõpetasin just Pennsylvania osariigi ülikooli psühholoogia erialal. Minu lugu on ainulaadne. Minu lugu on ainulaadne selle poolest, et see algas tegelikult 8. oktoobril. 7. oktoobril inimesena, kes ei olnud juut ja kes oli väga teadmatu Lähis-Ida suhtes, sest mul ei olnud selles olukorras isiklikku huvi. Ma olin oma sotsiaalmeediavoos näinud 1 või 2 postitust, aga läksin kiiresti oma päevaga edasi. Ei saanud tegelikult aru, mis toimub. Teadsin lihtsalt, et Lähis-Idas oli midagi juhtunud. 8. oktoobril teel ühele oma kella 9 loengule kõndisin mööda ülikooli peaalast ja nägin tohutut Palestiinat toetavat meeleavaldust. See oli nii suur, et hetkeks uskusin, et see, mida ma eelmisel õhtul, 7. oktoobril põgusalt lugesin, oli midagi, mida Iisrael oli palestiinlastele teinud. Ma tean, see kõlab hullumeelselt, aga just sellist narratiivi üritati minu ülikoolis peale suruda. Siis puhkes sõda ja meedia surus peale kindlat narratiivi ning sama tegid ka minu õppejõud. Nii palju, et mingil hetkel pidasin end ise Iisraeli vastaseks. Ma ei kandnud kunagi kahvijat ega käinud protestidel, kuid mul olid kindlasti negatiivsed seosed Iisraeli riigi suhtes. Aga mul olid alati küsimused, millele teine pool ei suutnud mulle kunagi vastata. Siis värbas MTF mind minu esimeseks perspektiivireisiks. Ja oli 2 peamist asja, mis mulle tõesti silma jäid. Üks neist olid tänavasildid, näha silte heebrea, araabia ja inglise keeles. Kui sulle räägitakse, et Iisraelis on juudi valgete ülemvõim, aga siis näed ametlikel valitsuse siltidel 3 erinevat keelt, hakkavad peas lambid põlema. Aga üks osa, mis mind inimesena põhjalikult muutis ja tõeliselt minu teekonda alustas ning mu mõtteviisi ümber pööras, oli Nova, Farasa ja Nuudlid. Nende lugude kuulamine, nende nägude nägemine, see paljastas mulle tõe ja muutis mind inimesena põhjalikult. Ma sain kuulda ka 2 ellujäänu tunnistusi. Tõe kuulmine, selle tunnistajaks olemine, see on suur privileeg. Aga see on ka koorem. See on koorem selles mõttes, et kui oled tõde kuulnud, siis sul ei ole enam luksust vaikida. Seejärel värvati mind pärast seda reisi praktikandiks, mille järel läksin tagasi oma ülikooli linnakusse ja sain värvata uue grupi tudengeid, et nad tuleksid sellele perspektiivireisile. Aga osa, mille üle ma kõige rohkem uhkust tunnen, on see, et suutsin oma ülikooli linnakus SHP'd oluliselt nõrgestada ja peatada seadusandluse, mida nad üritasid läbi suruda. Nõrgestas Iisraeli pooldajaid ja sionistlikke hääli. Tänu tööle, mida mina ja teised sionistidest tudengid minu ülikooli linnakus tegime, on sionistlikud hääled meie üliõpilasvalitsuses kuuldavad ja SJP-l ei ole enam kogu võimu enda käes. See reis on midagi, mis muudab inimest põhjalikult ja see on elumuutev. Sellest ajast alates olen ma nüüd praktikal Natanis, millel on Ameerika haru ning nad koguvad annetusi Iisraeli kaitseväe sõduritele, kes kannatavad PTSD all ja aitavad neil sellest üle saada. Sest päeva lõpuks peame me mitte ainult kaitsma Iisraeli riiki, vaid ka selle rahvast ja suur osa sellest algab meie sõdurite kaitsmisest. See ongi minu lugu. Aitäh teile selle eest. Aitäh, Nicole, ja Jumal õnnistagu sind, Nicole. Sõbrad, need Nicole'i õnnistused, just sellised inimesed ongi need, kelle kohta hukatuse kuulutajad ja kahtlejad ütlevad, et me oleme nad kaotanud. Me oleme nad kaotanud. Me oleme kaotanud vasakpoolsed. Nad kõik vihkavad meid. Nad on kõik antisemiidid. Ei. Teine pool on meist paremini suutnud sellesse ideoloogilisse silosse tungida ja oma vale narratiivi levitada.
kui me suudame koguda ressursid, et sellesse silosse siseneda ja konkureerida, siis meie tõde võidab nende valed iga kord. Tuleb rohkem Nicole, tuleb rohkem õnnistusi. See on midagi, mida me suudame teha. Me ei tohi alla anda, me peame pingutama veelgi rohkem. Kõik, mida me ülikooli linnakus teeme, teeme oma juudi tudengitest liitlaste kaudu. Ma mõtlen, et mina ei tead, sellest on tükk aega möödas, kui ma viimati ülikooli linnakus olin. Seega mul on vaja inimesi koha peal, kes kaardistaksid selle ülikooli linnaku, ütleksid mulle, keda mul on vaja sinna bussi, läheksid koos nendega bussi ja looksid need suhted, mille kaudu me ehitame võitvad koalitsioonid. Stanfordi ülikoolis, mis ei ole just sõbralik koht. Kevin oli üks meie juudi liitlastest, juhtis üht meie reisi. Kevin, kuidas läks? Väga tore, aitäh. Õudne on niimoodi inimeste järel käia. Te mõlemad tegite uskumatult head tööd. Enne kui ma räägin McVeigh töörühmast, mida ma väga armastan, tahan ma rääkida, miks ma sellesse usun. Umbes 11 päeva pärast hakkab minu suur riik tähistama oma poolkvintsentenniaali, oma 250. aastapäeva. Ja et sisendada endale 1776 aasta vaimu. Ma läksin tagasi ja hakkasin lugema Thomas Jeffersoni kirjutisi. Ma leidsin kirja, mille ta saatis William Roscoe'le 1820 aastal Virginia ülikooli kohta. Jefferson oli asutanud Virginia ülikooli. Ja ta ütles midagi sellist, et see asutus põhineb inimvaimu piiritul vabadusel, sest siin me ei karda tõde järgida, kuhu iganes see ka ei viiks, ega ka tunnistada ühtegi eksimust, kuni mõistus on vaba sellega võitlema. Kui kaugele me oleme langenud? Veetsin viimased 4 aastat Stanfordi ülikoolis, mis on üks parimaid riigis, ja mulle väga meeldis sealne kogemus. Aga idee, et mõistus võis vabalt eksimuste vastu võidelda, on lihtsalt vale. Ülikooli linnakus olid kohad, kuhu mina ja minu maailmavaatega inimesed füüsiliselt sisse minna ei saanud. Oli intellektuaalseid ruume, kus kui keegi tegi avalduse, mis ei olnud kooskõlas ortodoksiaga, eemaldati inimesed või tõrjuti nad sotsiaalselt välja. Ja mida me oleme näinud, on Ameerika institutsiooni halvatus. Tegelik probleem seisneb selles, et vastunarratiiv lihtsalt ei eksisteeri. Ja on olemas miljon organisatsiooni, mis armastavad rääkida Iisraelist, mis viivad tudengeid Iisraeli. Ma tahan rääkida sellest, mis teeb Maccabee Task Force'i erinevaks. See pole ainult sellepärast, et nad toovad mitte juudi tudengeid Iisraeli, vaid sellepärast, et nad näitavad neile kõike. Sa tuled Iisraeli ja näed kõige kohutavamaid ja laastavamaid asju, mis on juhtunud iisraelastega, aga sa tegelikult ei räägi iisraelastega. Ajalooliselt on Maccabee Task Force viinud tudengeid A-alale, lasknud neil kohtuda Palestiina omavalitsusega, et kuulda nende vaatenurki selle kohta. Ja ma tahan küsida ning mõelda, kas need meist, kes usuvad Iisraeli visiooni ja usuvad, et see on maailmas moraalne jõud, taandub see lihtsalt hõimlusele, sest me oleme juudid? Ma loodaks, et mitte. See on sellepärast, et me oleme näinud seda riiki sellisena, nagu see tegelikult on. Oleme kuulnud kõige tugevamaid vastuväiteid selle vastu ja oleme ikkagi jäänud poolele, mida peame tõeks. Kui sa tood üliõpilased sama asja tegema, jõuavad nad lõpuks regulaarselt, peaaegu et etteaimatavalt, täpselt samale järeldusele. Inimesed saavad aru, kui neile tehakse propagandat ja inimestele see tegelikult ei meeldi. Aga kui inimesed tulevad kõike nägema, siis esiteks saad sa kaasata inimesi, kellel on alguses negatiivsed tunded Iisraeli suhtes. Ja teiseks, kui nad tulevad oma reisidelt tagasi ülikooli linnakutesse, kus nad on kõike näinud ja kuulnud, vastuväidete ümberlükkamisi, suudavad nad nendele argumentidele põhjalikult vastata. Üks asi on veenda inimesi olema Iisraeli poolt, rääkides sellest, miks see riik on nii suurepärane, miks liit Ameerika Ühendriikidega on vajalik ja sümbiootiline. Aga hoopis teine asi on see, kui nad on valmis vastama keerulistele küsimustele araablaste kohtlemise, nende õigusliku staatuse kohta ühiskonnas, riigi põhialuste kohta. Kui sa ei suuda õpetada üliõpilastele, miks need asjad olulised on, siis jääb mõju ainult ühele inimesele. Aga kui sa tõesti selgitad inimestele, miks see oluline on, siis saab mõju levida. Ja kui nad oma ülikoolidesse tagasi lähevad, nagu me nägime nende 2 toreda naise puhul, ei ole see kunagi üksik protsess. See ei piirdu kunagi ainult ühe inimesega. Kogukonnad laienevad. Pro-Palestiina ja Iisraeli vastane viirus, mis on nii paljudes ülikoolides võimust võtnud, nõrgeneb vastumürgi tõttu, milleks on need tudengid, kes on neil reisidel käinud ja kõike oma silmaga näinud. Kõike seda öeldes, kui minu riigi 250. aastapäev on kohe saabumas, siis kõigi pidustuste ja minu rõõmu taga leian ma lohutust ja rahu selles, et Jeffersoni visioon taastub, vähemalt mingil määral, tänu inimestele, kes usuvad, et on oluline kõike seda oma silmaga näha. Ja viia inimesi konflikti südamesse ning sisenduda neisse mitte ainult Ameerika iseseisvuse vaimu, vaid ka julgust, mis sellega kaasneb.
julgust tulla tagasi ja rääkida sellest, mida olete näinud ning seista vastu neile, kes keelduvad maailma nägemast sellisena, nagu see peaks olema. Aitäh teile, mehed! Kevini reisile me ei võta kaasa neid, kes on üles kasvanud antisemiitidena. Kui me näeme, et see on olnud osa sinu identiteedist sünnist saati, siis me ei võta sind reisile kaasa. Muidu oleme väga avatud meelega, sest me usume selle kogemuse jõusse nii palju. Näiteks Kevini reisil värvati ja kutsuti kaasa üks naistest, kes aitas korraldada ja juhtida Iisraeli vastaseid laagreid Stanfordis. Kevin, palun väga lühidalt, sest meil on aeg otsas. Kuidas tema reis läks ja mida ta on pärast tagasijõudmist teinud? Oma 22 eluaasta jooksul pole ma kunagi näinud nii vapustavat isiklikku muutust. Nii vapustavat isiklikku ideoloogilist muutust, kui ma nägin sellel inimesel. Kogu tema identiteet oli siiani rajatud Iisraeli vihkamisele ja arusaamale, et see konflikt sobitus tema ettekujutusse õigest ja valest ning mustast ja valgest. Pärast seda reisi on temast saanud üks kõige häälekamaid isikuid meediamaastikul, jagades oma vaateid neile, kes algselt temaga ei nõustunud. Sa võid lugeda tema artikleid ajalehest Telegraph ja vaadata tema intervjuud Free Pressis. Ta on Röön Tomas ja kui keegi soovib tema kohta rohkem teada saada, siis ta on minu hea sõber ja ma olen tema üle uhke selle eest, mida ta on saavutanud. Yeah, just. Me näeme seda ikka ja jälle, uuesti ja uuesti. Kokkuvõtteks, ma ei tea, kas Aleksei ootab. Jah, ootab. Kokkuvõtteks, Aleksei 2 lemmiksõna. Meie kogukonnas on nüüd palju hääli, kes ütlevad, tead mis? See on läbi. Lõpetame võitluse. Teate, Brett Stevens, keda ma väga austan, pidas paar kuud tagasi väga olulise kõne, kus ta põhimõtteliselt ütles, et me peame lõpetama antisemitismi vastase võitluse. See on aja ja energia raiskamine, sest antisemiidid ei vihka meid mitte info puudumise või valeinfo tõttu. Nad vihkavad neid mingi sügava psühhoosi tõttu enda sees, mida meie sõnad ja loogika kunagi ei muuda. Brett Stevensil oli antisemiidi kohta 100% õigus. Selle 10% kohta, kes vihkavad meid ükskõik mis põhjusel. Aga tal oli täiesti vale arusaam antisemitismi vastase võitluse eesmärgist ja tähendusest. See pole kunagi selle vihkaja veenmine meid armastama. Nad ei hakka seda kunagi tegema. See on aja raiskamine ja see alandab meid. Võitlus antisemitismi vastu on alati nende 80% pärast, kes on keskel ega tea, mida uskuda. Ja kui me selle võitluse maha jätame, oleme teinud Katari päeva. Oleme kindlustanud, et nende $400 miljardi suurune investeering on suurepärane investeering. Oleme teinud Iraani päeva. Oleme teinud Tucker Carlsoni päeva. Oleme teinud Candice Owens'i päeva. Me ei tohi seda võitlust maha jätta. Meie tõde on võimas. See muudab südameid ja mõtteid. See ei ole aeg alla anda, sõbrad. See on aeg jõupingutusi kahekordistada ja teha palju rohkem. Aitäh!